Tere! Tänase loo teemaks on jõulukuusk. Jõulukuusk on osa jõulutraditsioonist, mis on tulemas. Hetkel käivad päkapikud ja kuidas siis endale kuuske valida? Kõige lihtsam viis on minna mõne Selveri juures olevasse kuusemüügi kohta ja osta sealt see kuusk. Lapsed on õnnetud, müüja on õnnelik, aga mina soovitan teil tulla loodusest. Võtke pere kaasa ja nautige seda päeva. See poest ostetud kuusk on ka ilus, kena ja tohutu emotsiooniga, aga ise toodud loodusest kuusk on märksa võimsama ja tähtsama sümboliga. Tegemist on ikkagi jõuluga. Aga mida peab meeles pidama, kui loodusesse minna kuuske tooma? Punkt 1. Ilma eramaa omaniku loata eramaa pealt kuuske ei tohiks raida. Punkt 2. RMK on kindlasti võimaldanud ja on iga aasta võimaldanud osta RMK metsast jõulukuusk. Eelmine aasta käis see kuidagi niimoodi, et saatsid ühe sõnumi ja said loa raiuda üks kuusk. Aga kust siis raiuda see RMK metsast see üks kuusk? Näituseks minu kõrval on siin väga ilus jõulukuusk, aga seda ei tohiks ära raiuda. Põhjus on väga lihtne, ümberringi pole lihtsalt ühtegi teist puud. Seega tasuks ikkagi raiuda kas vanametsa alt või elektriliini alt, kohe kindlasti mitte põllumaa pealt, lageraielangi pealt ei tohiks raiuda, kus niigi on vähe puid. Raiume mõistusega ka kuuski jõulude ajal. Eesmärk on ikkagi saada rõõmu ja teha mitte loodusele kahju. Ja mõistagi ei tasu tegeleda jõulukuuskede äriga niimoodi, et me lähme metsa ja raiume sealt mingi 40-50 kuuske välja. Võtame ühe, valime hoolega, lapsed on rõõmsad ja me kõik oleme õnnelikud. Aitäh kuulamast!